Tartu hambaarst Mart Nirk käis parajasti Tilleoru matkarajal Põlvamaal, kui talle keset matkarada üks kõhn ja lamav koer silma puutus. Mehel hakkas 4-jalgsest sõbrast kahju ja nii tassis ta teda süles matkarajalt välja. Matkarada on 4,5 kilomeetri pikkune ja Mart avastas koera poolel teel. Mees võttis ühendust loomakaitsjatega ja nii rändas nõrkenud koer Võrusse loomakaitsja Merike Tormi juurde. Nähes koera, ta ei suutnud seda koera nii apituse olukorda sinna jätta ja otsustas ta kaasa võtta ja tema olukorda parandada. Hambatohter Mart on liialt tagasihoidlik ega taha kaamera ette tulla, aga mees on nõus kinni maksma ka võimalikud ravikulud. Loomakaitse seltsil ju vahendeid just väga palju ei ole. Aga sellestki ei olnud veel küllalt. Mart leidis koerale Võrumaal ka uue perekonna. Meesterahvas on tihti andnud märku, et tema maksab koera ravikulud ja otsib talle uue kodu, kui vana omaniku välja ilmu. Mismoodi koer sinna matkarajale sai, seda on takkajärgi raske selgeks teha. Kaelas oli tal igatahes presendist rihm, seega päris hulkuv koer ta pole olnud. Aga koer on vana, teda vaevavad mitmed tervisehädad. Koer ei näe ega kuule hästi. Mõni asjatundja avaldas arvamust, et ehk läkski kutsa metsa surema. Silmakae operatsiooni tehakse Eestis ka, aga nii vana koera puhul peab enne piisavalt uurima, sest kutsu ei pruugi narkoosi üle elada. No tema on praeguseks juba 2 korda arsti juures käinud, et leidmise hetkel koer kõndida eriti ei suutnud, seista vaevaliselt. Oli väga nõrk, et otsustasime ta kohe õhtul hilja veterinaari juurde viia, et sealt ta sai esmased ravimid. Ja praeguseks on koera olukord pisut paranenud ja jätkub tema ravi muidugi. On tal keegi teinud paha, et nii kurb on koera mees. Praegu on koer juba veidi kosunud, kuigi ta näeb ikka veel üsna õnnetu ja kõhn välja. Tema küljelt saab lausa ribisid lugeda. Näib vähemalt, et ta inimestes pettunud ei ole ja on sõbralik. No kui arvestades seda, et metsast leides koer ei liikunud üldse ja meesterahvas, kes tema leidis, tõstis koera metsast välja mitu kilomeetrit. Et see võis küll väga raske olla, aga suured tänud sellele inimesele, kes seda koera aitas ja loomakaitsega ühendust võttis. No nüüd on koer hoopis tugevam, liigub rohkem ja kiiremini, et koeral on hoopis teine ilme juba. Või on jätnud teda maha keegi kallis elutee. Mõne aja pärast kolibki koer oma uue pere juurde. Enne siiski käiakse loomatahtrimann, et kõik vajalikud kaitsesüstid tehtud saaks. Merike kõneleb sedagi, et õnnetu koer oli metsast tuues üsna puuke täis. Nüüd on kutsa vähemalt sellest vaevast lahti. Ta sööb nagu iga normaalne koer, et lisaks saab juurde turgutavaid vitamiine. Ikka rohkem kuuleme sellest, kuidas loomi vääralt koheldakse. Seekord on inimesed käitunud vägagi väärikalt. Mart ütleb, et ta tegi seda tõesti heast südamest ja ei soovi mingit tähelepanu enda isikule. Tal on lihtsalt hea meel, et üks hing päästetud ja leidnud endale uue koha. Jää hüvasti kollane koer, ütlesid ja